Tervist! Me oleme jälle garaažis tagasi. Ja täna me proovime autole sädet saada. Mõtlesin, et vaatan veits. Siit juhtus siuke apsakas, et siit süütapooli üks ots läks katki, aga meil teine olemas, täitsa kontrollisin, töötab. Võtsin jagaja küljest ära ja mõtlesin, et proovin, panen selle vahe siin paika, et vana sain ühe raamatu, et sealt vaatasin, et 0,4 millimeetrit peaks olema, et panin ta paika, et paneme ta peale ja vaatame, mis teeb. Ärgu muretsege, siia läheb vähe korralikum, ühes on ajutine, et vaadake, kas sädet on. Nii, ma mõtlesin, ma siis ajaviiteks näitan, kuidas me siis auto tööle saame. Ehk siis peame massi lüliti sisse panema, tuled hakkad tööle, siis must nupp alla ja siis must nupp on starter. Ühesõnaga, nii see käib. Nii, panin süütepooli ilusti külge ja panin ka süütejagaja tagasi külge. Noh, siit on mingi juhe lahti tulnud juba. Nii, ühesõnaga, mis meil veel jäänud on ühendada süütejagaja juhe süütepooli veel ja siis võiks juba täitsa käima panna. Panin siit juhtmed ka vähe ilusamini, et noh, esinduslikum oleks. No nii, hakkame siis testima, panin juhtmed tagasi külge. Vaatame, kas säde on. Akku küll tühi, aga säde on olemas, nii et läks hästi. Tavai, vaataks äkki paneme tööle ka. Nii, saime pilli tööle ja sellel autol on pops and bangs ka. Kristjan, lase korra! Oota. Igaks juhuks võtame tule kustiti ka, pärast läheb midagi nihu, aga nägid täitsa töötas ja oli normaalne tule kustiti. Tegelikult asi on selles, et meil ei ole õrna aimugi, mida saab teha karburaatoriga, et mootor käiks paremini ja õigesti, mida iganes. Et me proovime siis natuke kodutööd teha selles osas, et aru saada, mis mida teeb ja kuidas saada mootorit paremini käima. Nii, vahekokkuvõte on siis selline, et pill töötab nagu antsuviiul, aga me vist peame uuesti maha võtma, kuna kui mootor töötab, auto töötab, siis käik ei lähe sisse. Ehk siis sellega on mingi jama, siis tuleb vaadata, mis saab sellest. Ehk siis tegelikult asi ongi praegu selles, et me iga päev proovime otsida erinevaid lahendusi, kuidas seda autot tööle saada paremini ja lõpuks sõitvaks autoks, ehk siis Winterbeateriks. Aga meil on probleem selles, et meil on väga vähe infot selle auto kohta ja kogemused ka puuduvad. Päev 2. Täna on siis plaanis võtta alt ära käigukast, et vaadata, mis seal viga on, miks ta ei lahuta. Ja siis võiks selle tühikäigu paika panna ja äkki saame pilli sõitma. Kuna me oleme jõudnud juba summuti alla panna, siis me peame selle eest ära võtma ja siis uuesti kardaani eest ära võtma. Ehk siis kõik need kardaani poldid uuesti lahti tegema ja kardaani kinnitus ning käigukasti kinnitus. Nii, saime siis kardaani alt. Nüüd tuleb siit eest hakata neid polte lahti keerama. Ja ka starter tuleb ära võtta. Ehk siis näe. Let's go.
siin ei ole just väga hästi näha, aga vot see siin on starteri Bolt. Ja need laadainsenerid on ikka no geeniused, no. Kuidas ma peaksin selle siit lahti saama? Küsimärk. Mis ma oskan öelda? Edu. No nii, saime maha siis käigukasti. Praegu vaatame hoovastikku üle, et siin oleks ikka kõik ilusti õigesti pandud. Praeguse olukorra järgi tundub, et on täitsa õigesti pandud. Näe, sidur ka väljas, reis. Või, ropendada õhus siin. Nii. Põhimõtteliselt. Mis see on nüüd? Siduri silinder? Siduri korvi siduri. Sidur ei tule siduri korvisest välja, kuigi peaks tulema. Saime siis teada, et tegelikult ei tohiks olla siis siduri surveketas ja see tavaline siduri ketas omavahel koos, mida ma ka eeldasin. Nii et me proovime nüüd lahti saada ja vaatame, kas annab seda veel kasutada või tuleb uus tellida. Videlist väike amps ja siis teeb tööd edasi. Panime siis käigukasti tagasi külge, tegime siduri korda ja nüüd täitsa sidur toimib, ehk siis käik on sees vajutud sidurit ja auto liigub. Paneme sumpsi alla, ajame auto välja ja siis hakkame sõitma taga. Näe. Normaalne amortisaator. Very sportiivne amortisaator. Ja näe. Punast värvi, racing, saate aru, on. Panin siia siis uue kärpa ka, leidsin kuskilt sealt tunnikust. See on vist tegelikult 07 oma, aga eks me vaatame, kuidas ta käib sellega. Vana kärpa on siin. Et vanal karbal ma ei leidnud kuskilt neid neid segukruve, aga need on siin täitsa olemas. Vaatame, kuidas sellega käib ja eks siis näe. Panin siia selle õhufiltri, selle hausingu ka tagasi külge ja selle kaane tegin ka ikkagi punaseks ära. Racing. Vaatame, kui ta ära koivab. Paneme ta siia peale ja siis lähme vaatame, kas sõita saab. Jungo! Oh no! Ai! Paugu pill! Uus päev siis ja tulin garaaži, vaatasin, see õhufiltri kate on ära kuivanud, panin selle peale, racing. Tänane plaan on siis pott ära värvida või lihvida ja siis selle pagassiga midagi ette võtta. Lasin siia juba mingit roost surma, äkki tõmbab poldid lahti, saan pagassi ära võtta, vaataks siia mingi plaadi peale, sest see ei ole kõige paremas seisus siin. Klihviks ära, vaataks lapiks veel mõned kohad ära ja siis viskan värvi peale. Värvisin siis pagassi ära lõpuks, enne seda muidugi lihvisin, et siit ma ei värvinud, kuna siia ette tuleb üks plaat mõlemale poole. Tegin ta mustaks, näeks vähe ilusam välja ja siis saab aku tagasi panna ja bensopaagi tagasi panna ja eks siis vaatab edasi. Sama, ehk siis meie noorem abiline proovib pahtelabinaga siis vanad värvi maha saada, mis on lahti tulnud ja mis tuleb ära. Et siis arvatavasti, kas me lihvime enam-vähem tasaseks ta või siis
kui on väga suur vahe, siis tuleb sinna natuke pahtlit lisada. Siia on päris ohtralt värvi lisatud, et ta veel kuivab. Ning pagasnik on ära kuivanud. Käega üle tõmbavad, siis on ta süke sile, süke mõnus. Tegelikult kui palja silmaga vaatad, siis tegelikult tundub nagu oleks mingi kuskil automaaler teinud kuskil normaalse värvipüssiga, aga meie tegime tavalise spreevärviga. Praegu siis sai põhimõtteliselt lakitud, natuke veel viimased viimistlused ja siis on nagu peaaegu täitsa valmis ju. Läbi kaamera vist ei ole nagu väga seda värvitooni aru saada, aga tegelikult on väga ilus. No, võib-olla võiks natuke tumedam olla, aga ma arvan, et täitsa okei. Proovime siis selle keskkonsooli siit ära saada. Et siin tuleb mõned nupud ära vahetada, kuna see lüliti väga halvasti käib ning see ka midagi jamab siin. Nii et võtame ära, kuna siit alt peaks ta kuni üle lihvima, sest et vist värvime üle ikkagi. Tegelikult ma ei tea, ma olen kindel. Isiklikult ise ei tahaks värvida, sest mul on suht kopp ees. Lõpuks ma selle ikkagi puurisin välja, kuna see pea oli juba nii üle keeratud. Aga õnneks tuli väga kergelt. Nii et proovime siis teised lahti saada. Sain siis lahti ning siin all on ikka normaalne segasuma suvila. Aga lifehack on see, et lihtsalt tee pilt. Aga mul on praegu siuke karvane tunne, et ega sellest pildist ka väga kasu ei ole, sest et no praegugi ma ei saa üldse aru, mis siin tehtud on. Näiteks see ei ole üldse ühendatud, siin on ainult üks klemm küljes. Siin on ka üks klemm omavahel, see klemm ühendatud. Ehk siis need nupud üldse ka ei töötagi. Ehk siis 2, 3, 4 nuppu töötab ainult. Need 2 on jumala mõttetud nupud. Nii et vaatan, äkki ma teen natuke saan paremad pildid teha kuskilt ja siis hakkame lahti võtma. Vahetasime rooli ka välja siis, et siin on mingi ise tehtud vahetükk või siis üleminek või kuidas seda nimetatakse. Et siis, kuna oli olemas meil endal siis mingi Hiina sportrool, siis panime selle siia, et ta näeb kõvasti parem välja kui see, mis siin ennem oli. Ja no, normaalne tegelikult, aga ma ei tea, kas see on piisav. On või? Jaa, ei tule, see on täpselt perfektne. Okay. Siin ka demo komplekt, et piduri otsasi teha siis piduritorudele, et see siis läheb, see siis ots läheb siia üleminekule sisse, et sealt hakkab siis piduri õli hakkab välja voolama või kuskilt midagi. Täpselt ei oska rääkida, aga ühesõnaga jah, sööke asi on, et teha piduri torude otsada. Ja see näeb tegelikult päris hea välja. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be. Ning keerame siis siin need piduritoru torud siia külge tagasi kinni, et siis hakkame õhutama. See on siis piduri silinder või? See oli meil ka natuke vist kinni kiilunud või roostetanud seest poolt.
ehk kui ta seisab, siis ta sai niiskust ja rostutas seespoolst ära, siis Super Mega Pro Max Mechanic võttis lahti ja siis lihvis üle seest ja nüüd vist toimib. Et keerab need piduritorud sinna kinni ära ja siis hakkame õhutama ja vaatame. Et õnneks vist pidurid kinni ei ole kiilunud, et kõik rattad käisid ilusti. Tuleb lihtsalt loota, et pidurid ja kõik töötab. Ja siis vaatame, mis värk on. Avastasime, et siin on veel mingi piduritoru, aga siin ei ole enam kohta, kuhu ta minema peaks, et siin on juba üks piduritoru ees. Nüüd ongi küsimus, et kumb on kumma oma. Ehk siis vaatame, mõtleme, kus ta võib tulla. Vaatasin siis järgi, kus kohas see piduritoru tuleb. Ta jookseb siit. Kohe näitan paremini, ma kindel, kas te näete. Ta siis jookseb siit kohast. Jookseb siia. Ja siin kohas ta läbi lõigatud. Ehk siis me oletame, et ta on mingi vana hüdroka valmidus. Ehk siis nüüd me vähemalt saime aru, et mille toru see on ja miks ta seal on. Läheme siis piduri vedeliku järgi ja tungraua järgi. Et saame vaadata, kas pidurid töötavad ilusti. No. Pumpame siin siis õhutame pidurid. Mina pumpan sees ja siis Super Mega Pro Max Mechanic keerab seda mingi tärki seal lahtine. 1, 2, 3 ja hoian. 1, 2, 3 ja hoian. Selleks korraks siis kõik. Sai päris palju tehtud isegi, et saime auto sõitma. Tegime pidurid ära, nüüd pidurdab ka. Värisime pagassi luugi juba ilusti ära. Selleks väriks, mis ta tuleb, siuke ilus hall. Ja ega siis midagi näeme juba järgmises videos. Et, davai.